hakkame siis pihta. Ja kõigepealt ma tahaks tänada seltsi nimel selle võimaluse eest, et me siin praegu hakkame arutama, et Mihkelson on laval ja mida see kõik tähendab ja kuidas see toimub ja nii edasi. Kõigepealt Priitu. Et Priit võttis selle julguse üldse lavastada, tuua lavale Mihkelsoni katkuhaud. Seda on nüüd niimoodi kena öelda, aga tegelikult on see Marju süü, sest et tema käis mitu korda minu juures kuidagi jutu sees ütlema, et Mihkelsoni võiks lavastada. Ja ühel hetkel lihtsalt see tuli meelde. Vahest on niimoodi, et mõtled, mida nüüd teha või nii. Nüüd, mis Mihkelsoni või üldse, mis siis dramatiseerimisse puutub, siis tähendab, võiks nii öelda, et teatris on põhimõtteliselt ju võimalik mängida kõike. Aga mina olen harjunud selle teatriga, kus need, kes laval on, räägivad ja need, kes saalis on, need siis kuulavad, eks ole. Ja selleks on nüüd rääkida, selleks iga proosatekst ei sobi. Et nüüd see katkuhaud, mida sai tehtud, see sobis hästi, sest see tekst sisaldab dialoogi. Et ei pea hakkama seda dialoogi ise nagu vägivaldselt kirjutama. Võiks ju seda ka teha, aga see pole päris see, sest et me oleme kuidagi sellest koolist just Merlega, kus meile kuidagi väga suure pieteeditunde ja kuidagi rõhutati autoritruudust selles mõttes, et kui autor on midagi väga põhjalikult mõelnud, siis ei maksa seda hakata kuidagi enda järgi ära kohendama. Ja nüüd see Mihkelsoni dramatiseeringu tegemine, kui nüüd päris aus olla, siis ega ta minu jaoks ei erineda ükskõik mis muust dramatiseeringust, eks ole. Et ikka jälgid seda kogu lugu, tähendab, et püüad sellest, kõigepealt püüad sellest need dialoogi osad nagu välja võtta ja selles Mihkelsoni dramatiseeringus minu teada oli ka meil päris mitu varianti, mida sai nagu hiljem nagu lühendatud, sest et teatris on jälle see õnnetus, et meie aeg on limiteeritud. Ma olen kuidagi niimoodi arvestanud, et hea teatrietendus on niisugune 2,5 tundi, maksimaalselt 3 tundi koos vaheaega, mis tähendab, et tegelikult praktika ütleb niimoodi, et umbes 30 masinakirja lehekülge on tund. Et selles mõttes te saate aru, et see dramatiseeringu tegemine ühest mahukast teosest on paratamatult üks niisugune valikute tegemine. Mihkelsoni puhul oli see lihtne, sest et enamik sellest dialoogist dramatiseeringusse läks. See, mis välja jäi, see oli proua Pinta. Jah, proua Pinta rida läks välja, kuna ta nagu lihtsalt ei mahtunud või teine asi seega, et ta nagu selle meie lavastuse mõistes jäi ta nagu niisuguseks väga kõrval teemaks, ütleme niimoodi, et me võtsime nagu ühe rea. Nii palju dramatiseeringust. Nii, et Priit kohe asus konkreetselt seda dramatiseerimise protsessi meile esitama. Ma läheksid kohe siis ka edasi ja ma küsiks Merle käest. Minule tundub, kuna Priit siin ütles niiviisi, et kõige tähtsam, et te olete niisuguseks koolis käinud, kus öeldi, et autoritruudus on kõige tähtsam.
Noh, Mihkelson, me teame, on selle autoritruudusega väga palju vaeva näinud ses mõttes, et tema olles iseenda autor on ju nagu kogu aeg seda mitte ainult ise rõhutanud omaenda loomingust rääkides, ka reaalselt kõikides tekstides näidanud, et tegelikult sellist ühte ja lõplikku autoritruudust, tõetruudust, enesetruudust tegelikult ei ole olemas. Sest et kogu see Mihkelsoni üks põhilisi, minu meelest põhilisi selliseid nagu arusaamasid ja sõnumeid, mida ta meile kogu aeg ütleb, ongi see, et nii ajalugu kui ka meie oma elulugu, kõik see on tegelikult see, mida me jälle uuesti ja teistmoodi näeme ja ümber loome ja võime liikuda järjest rohkem vale suunas ja see tõelises suunas liikumine on väga vaevarikas. Nii et selles mõttes, kui sa ütlesid, et loomulikult jäi Pinta ära, no siis tekib kohe küsimus. Mitte loomulikult, vabandust. Või loomul tasa, no ütleme nii, et sellest lähtus sellest, et siin on, eks ole, peaaegu 300 lehekülge, te saite arvestada maksimumis, eks ole, ma ei tea, 70-ga või niiviisi. Selles mõttes nagu loomulikult midagi pidi ära jääma. Ja otse kohe siit tulebki üks minu meelest suurimaid probleeme, mitte ainult Mihkelsoni, aga tõesti ka teist sellist tüüpi proosa autorite lavale toomisel. See on ikkagi ühest meediumist teise liikumine ja midagi läheb paratamatult kaotsi. Nii et mina küsiks Merle sinu käest, kuna sina oled ju ka mõelnud sellele, kuidas Mihkelsoni lavastada ja oled ka luule puhul, luule puhul on nagu lihtsam, seal sa valid luuletused juba tervikuna välja, aga ikkagi näinud seda, mis siis läheb kaotsi või mis läheks kaotsi, kui teeks nii või naa. Mis sinu arvates nüüd Katko Aua puhul, kui võtame nüüd selle raamatu, võtame lavastuse, kui sina oleks teinud valiku, kas oleks valinud seda sama ja mis on läinud kaotsi selle valikuga ja mis läheb kaotsi mõne teise valikuga, näiteks kui valiks selle, et Pinta on sees, siis ilmselt oleks see sama sõnum kuidagi muutunud ja mis siis oleks kaotsi läinud, tähendab ikkagi väga palju ju läheb kaotsi. Nojah, tähendab dramatiseeringu autor on dramatiseeringu autor, tähendab selles mõttes, et saa seda inkrimineerida ju üleni Mihkelsonile, ükskõik, kes seda teeb, Priit või mina või keegi teine kolmas. Ja ma ei hakka vastama sellele, et mis oleks kaotsi läinud või tähendab, mis läks kaotsi, et ei olnud Pintat või mis oleks olnud rohkem. Kõik oleks olnud teistmoodi alates lavakujundusest loomulikult, aga see ongi ju valik. Minu probleem või see, millele mina mõtlen seoses Mihkelsoni lavastamisega, sest täna hommikul ju tegelikult algas juba seoses läheneva ümmarguse sünniaastapäevaga juba see lavastamise nagu idee jälle või see vajadus visati õhku ja mina olen selle, ütleme, kas või Katko Aua puhul, mitte lavastuse, vaid raamatu puhul ja lavastusvõimaluste puhul tegelikult mõtelnud niisugust asja. Paratamatult puudutab see Viljandi lavastust ka. Seal on niimoodi, et see Kata on välja joonistatud. Vaata, laval me peame olema lihast ja verest, eks ole. Sinna ei ole mitte midagi parata. Tema on välja joonistatud ja kui tal on luulekomissarovi karakter, siis on ta tugevasti välja joonistatud. Samal ajal mina tegelane on kogu aeg nagu vaatleb või varjus, nii nagu tegelikult Mihkelsonil ju ka on. Ja mida ma hakkasin mõtlema paar päeva tagasi ja ei saanud magada selle pärast, Mihkelson röövis mult unerahu, et kui ma mõtleksin vastupidi, kui ma mõtleksin niimoodi, et see püüdmatud killukesed on just nimelt see Kata, kuidas hakkan ma ilmutama mina tegelast, kes on läbi raamatute pakkunud ka korraga mitmes erinevas rollis. Mina alustaksin mõtlemist Mihkelsoni lavastamise üle siit, sellest punktist. Ja loomulikult hakkab siis juhtuma igasuguseid asju. Tähendab kõigepealt see lihtne asi,
et kuskil nendes lugudes on olemas story, täiesti tavaline story, mida Mihkelson ei ole mitte kunagi tahtnud lahti kirjutada, sellepärast, et tema elab ja vaatab seda kõike mingisuguses teises dimensioonis. Ta nagu ei tahagi jõuda selle lihtsa looni. Midagi läheks siis katki, midagi siis hakkaks puuduma. Ja noh, minu küsimus oleks kohe, kuidas püüda just seda, kuidas püüda kinni seda teist, seda tunnetuslikku, seda tegelikult täiesti teises maailmas elamist, mis vaatab ainult, mis näeb ainult hetketi lugu sellisena, nagu ta lugu on. Võt needsamad jupid või noh, nagu siin Sahvost olid head näited, olid hommikul. Et mina hakkaks mõtlema seda jah, et kuidas ehk teiste sõnadega, kuidas mängida Mihkelsoni. Sealt see kõik algab. Kuidas tema ise sellesse suhtuks, Jumal seda teab, milleni ma välja jõuaksin, seda ma ka täna ei tea. Kuigi, no jah. Ja siis ongi see, et kardan küll, et selleks, et seda mängida või seda pidi hakata neid, noh, romaanides on ju ka rohkem, kui neid olmelisi killukesi on ju midagi muud. Ja et hakata mängima seda midagi muud, mis ikka ei päästa sellest, et laval on füüsilised kehad, eks ole, ja ei päästa ka sellest, et näitleja hakkab, ütleme, kui ma lavastaja olen, küsima, mida ma mängin. Ja ma pean sellele väga täpselt vastama, mis on kõige keerulisem selle asja juures. Abstraktsiooni näitleja mängida ei saa. Küll aga saab näitleja mängida kujundeid. Ja sellepärast vaat kirjandusteadlastel on mingis mõttes ikka lihtne. Istuvad laua taga, raamat on ees, eks ole, saavad seda, ma olen ju meid kuulnud palju, eks ole, ma ei ole siin seltsi koosolekul esimest korda. Ja lugenud ka, vaatavad edasi, vaatavad tagasi, nokivad välja selle ja teise, kõik on väga, väga ilus ja kena. Aga laval, mis ma sellega teen? Mis teeb lavastaja sellega laval? Järelikult on vaja hakata otsima kujundeid, mis töötaksid laval ja sellepärast oligi see mõte, et kohe, kui Marju hommikul selle välja ütles, noh, tekkis minul igatahes see idee, et seda tuleb pakkuda analüüsimiseks tudengitele, kes mõtlevad täiesti raamest välja. Võtke siis ja nüüd hakake, ma ei tea, etüüdidena millegi, nii kui me koolis töötame. Mahasveeru suni ette ja... Ja noh, mis iganes, et sealt võib tulla selliseid mõtteid, mida siis annaks, no ega ma oma mõtetest ei loobu, selles mõttes, et mul on ju mingi kuigi ähmane kujutlus sellest, mis see mitu Mihkelsoni on. Aga kui tuleksid mingisugused noored inimesed, kes ei tea midagi minust ega Mihkelsonist, välja arvatud ainult tekstid, eks ole. Et siis saaks siit küll mingisugust toitepinnast sellele, et hakata midagi fantaseerima. Ja lõppude lõpuks tema raamatutega on küll niimoodi, et igast raamatust võib teha, ma ei tea, mitu novelletti, mitu erinevat lavastust. Et siis ei ole vaja piirata ennast selle kogu stooriga, sina räägid küll ja see on ka tõsi, et kui lavastada Katku hauda, siis peab tundma ka Ahasveerust, et tegelikult on tema lugu kõik üks lugu, luuletused kaasa arvatud. Aga samas, kui seda ikkagi kuidagi moodi kehastada või ükskõik mis teistsugustesse kujunditesse ümber luua, et siis saab ilmselt võtta sealt mingisugused erinevad saarekesed. Kas see tuleneb ühest romaanist või mitmest mingi saarekene kokku. Vaat selline oli see, mis välgatas see tudengid ja ka need, kes on dramaturgidena või lavastajatena võib-olla värskelt kooli lõpetanud ja kes on sellised erksad
erksad inimesed, et oleks üks selline väike meeskond, kes hakkaks, kes lihtsalt teeks ajurünnakuid ja aitaks lahti fantaseerida teatud asju. Sealt võib midagi sündida. No ma küsiks võib-olla Karmeni kohta, kes mängis ju seal ema, eks ole, seal lõpus viimases selles, Sannat nii-öelda see ema. Karmen, kas te selle Sannaga töötades lugesite teisi ka seda ema kuju on ju tõesti Mihkelsonil alates luuletustest ja tõesti läbi kõikide ja siis Katkovani välja. Kas see võti, kuidas moodist nüüd seal laval on see Sanna, mis nagu sellise võtmevaliku nagu tegi siis selleks õigeks valikuks nüüd sellel puhul? No see lihtsalt, et kuidas kujustada, eks ole, laval sellist, kuidas ma ütlen, seda nime ma ei oska tegelikult sõnastada niimoodi, vaid ma püüdsin teda siis just selles ühes stseenis ja selle kaudu kuidagi nagu leida, et ma ei saanud teda, olles lugenud raamatut, kuidagi nagu, kuidas ma ütlen, ära nimetada või. Et lihtsalt mingite selle teksti ja kõik, ma pean ütlema, et üks oli see raamatu, ütleme, lugemine, aga teine, mis ikkagi väga toetas just seda, et siis pead sa ikkagi looma luust ja lihast inimese, eks ole. Tema puhul veel leidma selle mõistmise. Ehk siis, ma ütleksin, et mitte, et autori truudus laval ja näitleja jaoks on ikkagi see mõtteloogika tabamine. Kuidas see tegelane mõtleb? Mis, ja võt seal on vajalik, ütleme, enda jaoks lavastajaga koostöös kuidagi leida see mõttetäpsus. Et siis saab kuidagi nagu mingisuguse aluse, mille pealt saab midagi hakata looma. Ja hästi palju, ma ütlen, et toetas mind just see raamat, kus on meile sinu need intervjuud seal sees ja kõik, et lihtsalt ka sellised toetavad muud materjalid, artiklid ja asjad tegelikult väga palju toetasid. Näitlejad on erinevad, eks, aga minule see kuidagi nagu meeldib, et mul see pind või mingi, sealt võib tulla mingi üks detail, sealt võib olla see. Ja see ei tähenda seda, et nüüd ma lähen proovisaali ja siis mõtlen välja, et nüüd võtan ühe või teise asja, vaid vastupidi, ta kuskil on mul olemas ja vajalikul hetkel ta võib väljenduda. Mul on see lootus, et kuidagi nagu seda pidi vastaksin ma praegu sellele küsimusele. Kuigi ma pean ütlema, et see minu osalemine seal oli suhteliselt juhuslik ikkagi. Või tähendab nagu hädatarvilik, et siin tuleb mängu kaks asja, eks ole, see aeg, kus me praegu oleme, aga me alustasime sellega ju varem. Siis, kui veel kõik oli ilus ja Ugala teater läks oma 100. juubeliaastale vastu ja oli 2 uut juhti, mina ja siis Tanel Joonas, kes siis otsisid, et mis materjalid võiksid olla ja Priidu, kui ma kõnelesin, küsisin, et kas ta oleks valmis, kuna ta on Ugalas olnud ja see oleks ilus, kui ta tuleks, teeks midagi nüüd üle mõne aja jälle. Ja siis Priit pakkus välja selle. Aga ma mäletan ka seda hetke, kui me siis Taneliga läksime loomenõukogusse ja ütlesime, et meil on selline plaan, et kuidas te sellesse suhtute enne Mihkelsoni Katkuhaud. Vaikus. Oli. Ma pean tunnistama, et oli. Seal tekkis mitmeid mõtteid, sest parasjagu oli ka lavastus, mida mängiti etturid, eks ole, mis räägib ju ka metsamendlusest ja kõigest sellest. Et siis olid nagu mõned sellised küsimused, aga kõige suurem küsimus oli ikkagi, et ei ühtegi kujutluspilti, et kuidas see üldse võiks lavale saada. Nende inimeste esmane selline mulje. Ja siis läks üks paar minutit mööda, kui Liis Aadma tegi suu lahti, ütles, et aga see on tegelikult väga hea mõte. Ja siis me hakkasime sellega edasi minema ja siis tuli vahepeal koroona ja siis me pidime loobuma sellest oma juurte juurde tagasiminekust Koidu seltsimajas selles vanas Ugalas, et see kõik läks luhta ja siis ta tuli väiksele lavale, aga oli erakordselt meeldiv
et Priit võttis seda ikkagi teha ja et oli kaasas Pille Jänes, et see sellises keerulises segases ajas ikkagi, et me jõudsime nii kaugele. Et see oli suurepärane ja kui Priit ütles ka, et luule võiks olla Kata, siis siis kuidagi juba see asi kõik lahenes. Ja ma hakkaks kohe sellest viimasest kinni. Kui me seda Ugalas katkaudu vaatasime, siis loomulikult ja jumala pärast see oli luulekomissarovi võiks öelda siis etendus või lavastus. Ja mul on, Priit, sulle küsimus. Kui näiteks sul oleks peale selle, et oli luulekomissarov, veel üks teine niisugune näitleja, kellest sa oleks näinud seda võimekust mängida välja seda, millest Ene rääkis, seda Mihkelsoni sellist mitmehäälsust, siis oleks olnud teine lavastus. No absoluutselt, sest et kuidas nad öelda, praktiliselt on ju nõnda, et see, milline see lavastus nagu saab, see sõltub 80% tegijatest. Et nii kui sealt midagi nagu muutub, siis on see lavastus saab olema kindlasti täiesti teine. Et see ei ole nõnda, et nüüd näitleja, kes mängib, ta võtab ju sinna alati kaasa nii palju endast ja tegelikult see näitleja looming on ju niisugune nagu katel, kus on nii autor, lavastaja, partnerid, kõik see koos, eks ole, ja kui see inimene seal muutub, on teine, siis on see lavastus kohe teine. See on alati niimoodi minu mõelest. Eriti kui nagu usaldada väga näitlejat. Aga nüüd selles luule loodud Kata kujus, see võib olla minu subjektiivne mulje ausalt täiesti. Kindlasti igal ajal meil on subjektiivne mulje, kui me vaatame, eks ole, laval midagi. Seal tuli väga tõesti suurepäraselt välja see, millest kunagi veel, kui me Enega arutasime seda Katku auto, siis ma ütlesin ka, et Eesti kirjanduses teist sellist vananemise või vana inimese mingit niisugust nagu seda mingit elutunnetust või selle vananemise niisugust nagu olemust. Et ma ei tea ühtegi, mis oleks nii haaranud, kui see sama Kata kuju selles Katku auas, eks ole. Ja siin need kaks asja lähevad nagu risti. Üks on see kogu see niisugune siis mina tegelase suhtest see nagu kõigelt esmane see süüteema ja tehe poolt siis teistpidi nagu see mingisugune see hoopis teine tunne, mida tekitab siis see sama vana naine kõige sama viletsuses. Kuidas sina tunnetsid, kuidas seda lavastas, tähendab seda nende kahepoolset niisugust seda tasakaalutust, seda süü ja mingis mõttes ka siis sellise süütuse mingit niisugust süüdimatuse, jah. Ma ei tea, see kujuneb kuidagi, ma ütlen, et see sõltub nagu nendest inimestest, kes seal laval on ja see kuidagi minu jaoks ta kujuneb kuidagi niisugust loomulikku teed pidi, ilma mingisuguse väga räige sunnita, et ta voolab nagu sinna poole, sa lihtsalt tajud seda, et mis klapib või mis oleks nagu lavastuse seisukohalt nagu õige ja mis ei ole. Et minu peamised märkused arvutades näitlejatele ongi peamiselt siis, kui midagi läheb valesti. Et siis ma ütlen, et võib-olla peaks proovima hoopis niimoodi, et ma ei ole nii kontseptuaalne, tähendab, et ta kuidagi minu jaoks nagu voolab või kujuneb nõnda. Kuigi ma ütlen, mingisugune arusaam või tunnetus tuleb ju ikkagi sellest, mida ma nagu selles tekstis tajun. Aga mis sulle nüüd luule esituses võib-olla olid, mis sulle kui lavastusele mingid sellised
asjad, kus sa tundsid, et just see näitleja nüüd selles osas äkki tõi välja midagi, võib-olla isegi ootamatut, mida sa ei kujutanud ette, kui sa seda teksti nagu tegid? Ma ei oska niimoodi konkreetselt öelda, see on alati, kui on hea näitleja, siis see alati, ta üllatab sind alati, see ei tule selle pealegi, et niimoodi võib. Aga no ta on oma loomult niisugune, ta on ju jõuline, tähendab. Ja kusjuures seal nagu natukene mängis kaasa elu ise, sest et luulel olid või on jalgadega suurt probleemid, tähendab, aga tal ei ole kerge nagu laval liikuda, et meil oli nagu seal, tal on sageli väga valus ja see kuidagi, me ei rõhunud, see kuidagi nagu paratamatult tuli sinna lavale ju kaasa, tähendab. Ma võin rääkida selle loo, kuidas mina sain keppi kuidas ma sain endale kepi kätte sinna. Sellepärast, et korraks, kui sa juba korra mainisid, et see valu või tugi või õnneks oli see pind, kus ta liikus, see tema tuba, eks ole, et tal oli nagu neid tugesid palju, aga ma mäletan, kuidas Luule ütles, et ei, keppi ma ei võta. Oli väga kindel, et seda ma ei tee. Ja siis tuli, aga ma siis võtan. Et nagu toetada seda teist poolt. Aga kuidas, Karmen, teil see luulega suhestumine nüüd mitte Luule ja Karmeni vahel, vaid just nimelt Kata ja Sanna vahel, kui palju see mängis rolli, sellepärast et läbi selle teksti ja läbi Eneteoste üldse on ju see sama kahe õe teema ja nende vaheline niisugune ikkagi väga suur pinge on väga määrav. Kuivõrd teie nüüd selles konkreetses lavastuses seda kahe õe niisugust pinget nagu tajusite ja kui tähtis see oli? No muidugi tähtis, aga mul oli seal üks, niisugune isiklik probleem küll, eks ole, nagu esmaselt selline vanuse vahe. Et et kuidas nagu kõige esmaselt, et kas see nüüd, mida see nüüd tähendab. Aga õnneks üsna varsti ma unustasin selle ära, Priit sellega ka üldse eraldi ei tegelenud, nii et siis läkski see hakkas kujunema. Ja siis, kui sa loed ja eriti, kui juba mingil hetkel hakkad kuulama, mis enne toimub. Mul on see nagu see komme ikkagi endiselt, kuigi ma olen kõige lõpus, siis ma ikkagi kuulan kogu aeg või siis ka telekast vaatan või ühesõnaga oled nagu kaasas, ei ole nii, et ma tulen seal teise vaatuse lõpus, eks ma siis tulen teiseks vaatuseks kohale või nii. Et ta oli sedavõrd tervik ja järjest rohkem ma kuulsin, et milliseid nüansse, et luule ühesõnaga nagu aitas kogu aeg mind kujundada. Kuidagi niimoodi, et kui ma kuulen jälle, et millise nüansi või sellise suhtega ta Sannast räägib, ehk siis oma õest. Ja mida rohkem ma seda kuulsin, räägin, et kui ootamatult palju ta ikkagi kogu aeg räägib. Ja et milline ta oli ja mis peres toimus ja et see joonistus kuidagi välja, et luule aitas sellega. No jaa, aga äkki natuke lähemalt, mis see suhte põhiheli siis selles teie vahelises niisuguses dialoogis nagu oli, mida te tundsite, mis see kujundav põhiheli? Aga seal ei olnud dialoog. Dialoogi ei olnud, eks ole. Dialoogi ei olnud, just nimelt, dialoogi ei olnud. Aga seal oli üks huvitav asi, mis mulle meeldib Priitu juures, ütleme siis nüüd praegu juures oli ja kiideta, see ei ole viisakas, aga mis ikkagi näitab seda, et Priit võib olla öelda üsna mingisuguseid väikseid nüansse. Kas mingis liigutuses, mingisugused asjad. Esimene asi, ma mäletan, mis sa mulle ütlesid, oli see, et väga tige. Väga tige. Siis hakkad seda tigedust kuulama, aga samal ajal sa ju ise enda jaoks see lihtsalt nagu tige laval ammendub üsna ruttu ja on igav, ütleme nii. Aga et enda jaoks ikkagi asud sa oma tegelaskujule ikkagi mõistmise ja advokaadi teele. Ja kuidas ma ütlen, see lugu hakkas joonistuma selle kaudu, et millised olid suhted kunagi. Ja selle kaudu, et mis on see vastastikune süü või vastastikune tunnetus või et see kuidagi vaikselt joonistus. Ja ütleme nii, et mina, ehk siis tütar, kes sisuliselt oli ju
teise õe juures, eks. Et noh, seal on nagu kummaline asi, kas ta tõukas, lükkas, noh, või tõmbas, igatses. Noh, kõik need teemad on ikkagi nagu sees, et see kuidagi, kuidas ma ütlen, et seal oli kõike. See vastastikune, nagu öeldakse, vendlusi ja õelus, et noh, see oli seal aastate jooksul kasvanud ja läbi teinud ikka mitmeid asju. Eks ole, kui me mõtleme, et mingisugusel hetkel olid nad väga koos. See, millest me luulega rääkisime ka, et see on see üks sõna, mis on imeline sõna eesti keeles ja mis tegelikult sisaldab endas nii palju. See on see pitsitus. Ja see kuidagi oli selline märksõna mõlemale poolele. See pitsituse aeg, pitsitus ja et see pitsitus on ka praegu sees kuidagi vastastikku ja siis ta välgatab mingis ühes hetkes niimoodi, et seda ei jõua, seda emotsiooni ei jõua kinni hoida või kuidagi mingid sellised. No siin ma võin vahele ütelda siis nagu meenutades, kuidas Ene ise rääkis sellest samast Katka Auvast. Enel oleks olnud väga hea meel seda sellisel näha, sest tema jaoks muide see pitsituse märksõna oli tõepoolest väga võtmetähendusega. Ja see, et see tuli sellest etendusest tõesti ka niiviisi välja, see väga nagu vastas sellele tunnetusele. Aga mis puudub kahte õde, siis ma ei tea, kas see oli siis, kuidas teie suhtute, minule jäi väga kõlama, eriti kui ma vaatasin selle salvestusega üle. Siis see kahe õe niisugune kontrast, kus ühelt poolt jääb selle luule seal viimases selles niisuguses etteastet väga kõlama see vabandus, see süü omaks võtmine ja vabandus. Ja selle ema puhul vastupidi, selle täielik eitamine. Mis ei ole mitte ainult see isikliku, ütleme selle tütre saatuse suhtes, vaid ka laiemalt ka ajaloolises mõttes, eks ole. Põgenemine ikkagi. Ja see kontrast tuli tegelikult väga hästi välja. Ilmselt see oli siis ka niiviisi välja lavastatud ja mängitud, see nii oleks. Või tuli see kuidagi juhtumisi? Ei, ta juhtumisi ei tule, lõpus enam midagi. Jah. Ta on ikka väga meelega niimoodi. Sest muidugi selles Kaata tekstis jäi väga kõlama enne seda suurt vabandust ja kõike see, et me oleme üks äraandja rahvas. Jah. Ma küsiks Merle sinu käest, kui sa nüüd mõtled sellele eri võimalustele, kas see sõnum, et me oleme üks äraandja rahvas, selle kõlama jäämine, ütleme, selles tekstis ja niiviisi. Kas oleks võinud ka mõni teine olla selle sama teemaga suhtes? Arvestades ka seda, et see tekst, romaanitekst hakkab peale pronksiööga. See võti, mille autor annab tegelikult, on selles esimeses selle pronksiöö nagu selles peatükis. Seda ei oska öelda, sest sellised märksõnad või sellised võimendused ju sünnivad alles töö käigus ja sünnivad tegelikult lõpuks. Ma ei usu, et sellest lausa alustada, et ma teen nüüd pitsitusest loo või ma teen nüüd sellest loo, et me oleme äraandja rahvas. Aga selles samas protsessis mingid asjad hakkavad lihtsalt joonistuma ja siis on see ühel hetkel käes. Aga jah, eks tegelikult see pitsitus on eneseõigustus, eks, aga samamoodi on eneseõigustus ka see, et me oleme äraandja rahvas. Ma ei tea, kas ma maanduksin selliste postulaatide peale. See tuli nagu ka selle tõttu, et siin oli, kui me räägime sellest, mis oli kas siis ära jäänud või välja jäänud või vähem välja tulnud, siis see sama Valtri pool, eks ole, see isa pool, kuna igasugu tegelas oli laval, eks ole. Aga see isa, mis on olnud kogu aeg väga oluline, mis on tegelikult see,
kui me mõtleme nüüd seda, miks pärast on vihane Sanna ja miks pärast on vihane Kata ja Kata see viimane monoloog ütleb, et noh, meil oligi hea meel, eks ole, umbes nii, et kuidas ta oli meid ahistanud nii-öelda. No siis selle teine pool on ju see, et see isa, see Valter kehastab tegelikult siis seda noh, nii-öelda aate inimest, eks ole, kes võitleb ja hukkub ikkagi aate nimel, mitte kogemata. See isa ei ole kuskil nende romaanidesse, kes nii-öelda sattus kogemata metsa, kogemata surm, eks ole. Siis noh, võib-olla see Valtri teema või selle isa teema nagu vastukaaluna sellele, et me oleme äraandja rahvas, eks ole. Noh, see jäi minu jaoks natuke nagu selles mõttes ühte poole kaldu, sinna Kata poole kaldu see. Aga ma ei tea jällegi, siin on jälle minu niisugune lihtsalt võhiku küsimus, et aga kui ongi niisugune nii-öelda tausta, noh, nii-öelda just nagu, noh, ma ei tea, nagu mingi kuju seinal või nagu on seal vee peal, eks ole, me just rääkisime, Sim esines siin oma seda filmi näitas, et tal oli suur raskus selle emaga, kes esines kogu aeg kui mingisugune portree seinal või varjukuju peeglis, et kuidas sellega hakkama saada. Kas üldse oleks võimalik näiteks laval hakkama saada sellega, et on üks niisugune, noh, niisugune inimene, just nagu inimene, eks ole, kes nagu mängib suurt rolli, aga keda tegelikult, noh, mingi tegelasena, ju reaalse tegelasena ei ole? Noh, ikka on. Kruusvallil oli näiteks Tasandikude Helinas on isa kuju Herman, kes on kogu aeg kusagil. Kas ta on Austraaliasse nüüd ära läinud või mis ta seal kuskil tegi, aga ta on olemas kogu aeg. Mis sa Merle arvad? Ei, muidugi on võimalik. Selleks on mitmeid vahendeid. Aga no jah. Kui mõelda mingisuguse teistsuguse dramatiseeringu, kindlasti võimalik seda enam, et noh, eks meil oli, kuidas nüüd öelda, teatri mõistes või teatri tehniliselt oli kogu aeg nagu see probleem, et see story või see lugu, eks ole, mis on Mihkelsonil niisugune kildudest koosnev, eks ole, nagu hüplev, et me seda järge ära ei kaotaks, sest teatris ei saa juhtuda seda, et järg kaob käest ära. Ja sellega me nägime päris kõvasti vaeva ja seal sai natukene nagu ka seda struktuuri ju nagu lihtsustada, ütleme niimoodi. No ja kui arvestada, et Katuhaudo võrreldes Ahasveeru surega muidugi ise küllaltki sellise lihtsama ja dialoogilisema ja dramaatilisema struktuuriga. Seda küll, aga ta ikkagi tahab teatri mõistes ta tahab mingisugust nagu korrastamist selles mõttes, et ta oleks jälgitav, sest seal on väga lihtne on see järg käest ära kaotada. Lihtsalt teatris nõnda. Mõtlen, et nagu kes Merle ütles, et sa saad seda romaani ju, kui miski asi oli nagu ootamatu ei ole meeles, saad üle kontrollida, teatris seda ei saa. No siit tuleb üldse küsimus, kuna meie vestluse teema on ju, kuidas lavastada Mihkelsoni, siis kas peale Katku haua on üldse võimalik tuua lavale Mihkelsoni teisi teoseid, olgu see Ahasveerus või jutud või ei ole üldse võimalik põhimõtteliselt, võib-olla saaks rääkida, ma ei tea, filmist või seriaalist või millest? Ütle veel, et teatris ju tegelikult on kõik võimalik, aga mina ei oskaks Ahasveerust teha, teatris ei oskaks. Vähemalt tähendab see esimene. Ja mina ei oska muud mõtelda praegu vähemasti, kui et kui me mängime seda story olmelist osa, siis loomulikult ei saa siin olla katkestusi, sellepärast, et vaataja peab oskama jälgida lugu, mida me talle pakume. Aga kui me leiame loo milleski muus, mitte selles olmelises, vaid et see olmeline jääb just umbes niimoodi, et nagu teisejärguliseks. Ei, mitte teisejärguliseks, vaid umbes niimoodi, teine stiil selles mõttes, et sa ei mõtle sellele, mida Sanna mõtleb või ütleb. Sa sellised teatrilaadid on ju ka olemas. Sa lihtsalt täpselt teed seda
mida sulle öeldakse ja täpselt seda, mida sa teed, ütled täpselt need sõnad, mis sulle on ette antud ilma endata. Ma praegu mõtlesin meie nendele 6 tegelasele, mida me diplomi lavastuseks mängisime. Vaat seal me ajasime ka tegelikult nende kujude psühholoogiat, aga praegu mul viksatas see, et tegelikult saab ka niimoodi, et seda üldse taga ei aja, et on ainult sõnad ja sul on tegevus täpselt ette antud. Et seda poolt Mihkelsonist ma näeksin ainult selliste saarekestena või mis iganes. Aga see, mis on story ja mida jälgima peab, on tegelikult praegu ma ütlen selle välja, kas see nüüd lõpuks ka niimoodi on, aga kuskil siit, et tema enese jälgide ajamine. See, kuidas Mihkelson ajab jälgi, et see on see story, mida ma siis ei tohi kaotada, selleks siis teistpidi. Midagi niisugust ja võib-olla mitte üks Mihkelson, vaid nii nagu temal neid on kohe mitu. Üks, kes tahab teada, teine, kes teada ei taha, takistab seda teada saamist. Ja siis mingid pildid, mida nad näevad, ongi ainult need, mida nad näevad. Võib-olla mõlemad ei näe, võib-olla üks ei lase teisel vaadata. Ühesõnaga, siis on see, mida jälgima peab üks teine story lihtsalt. Mingis mõttes seda mina rida ju seda kuidagi saigi selle kaudu. Jah, ta just ju tähendab nagu lavastades oli just see, et tema ju ajas neid jälgi. Nii tähendab, et jah. No siin mina vaatajana lihtsalt tundsin peale etendust, kui ma vaatasin. Kõige rohkem puudust just sellest, et see nii-öelda mina tegelane või Mihkelson tegelane või nii. Et see oli natuke liiga üheplaaniline. Tähendab, ta just nagu kuulis esimest korda kõiki neid asju tegelikult, vaadates seda teksti, mis on Katko Auas ja võttes mu juurde, tegelikult ta ju tuli paljusid asju, ta oli ise läbi mõtelnud, tal olid need nii-öelda hüpoteesid olemas. Ta tuli saama kinnitust sellele, mida ta tegelikult juba teadis või arvas ja ta tegelikult mõni asi, mis oli talle siis tõeline üllatus, mis oli veel hullem, kui ta oli arvanud, näiteks sama otsene reetmislugu, aga üldiselt väga paljud asjad ta ju tuli nagu saama seda nii-öelda tõendit ja tal on endal seal tekstiski selliseid enesekohaseid remarke, kus ta ennast kõrvalt jälgides hakkab tundma, et ta ise muutub nagu julgeoleku ülekuulajaks, eks ole, ta pressib välja nagu kaatalt asju, seda niisugust mitmeplaanilisust, seda mulle jäi selles kujus küll puudu, selleks isegi poleks vaja 2 näitlejat. See on ka lihtsalt näitlejate erikaalu küsimus natukene, eks ole, sellepärast, et kui lull on Kaata, eks ole, siis... Kes see seal kõrval on? Just. See on, jah. See oli algusest peale oligi, nagu kui ma Ugalasse seda pakkusin, siis kõige suurem küsimus oligi see, et kes see saab olla ja ega ma ei mõelnudki välja. Nagu mingisuguseid variante. See on selles mõttes just seesama, mis sa ütlesid, see jälitamise story. Jaa, aga siis oleks see teine story, tasakaal oleks teistpidi. Algusest lõpuni oli üks võimalus. Ja muidugi see, et seal lõpus tulid sisse need, kellega tegelikult ju me teame romaanitekstergi, ta oli nagu eri aegadel rääkinud ka, näiteks tuli sisse see sama Vanadekodu vanamees, kes äkki ilmus sinna peiedele, kus ta tegelikult pidanud olema. Tähendab, ühesõnaga, see jälitamise, see sama, võiks öelda siis nagu mingisugune rida tegelikult oli ju ka olemas, ta oli neid jutte rääkinud nendega ja nii et selles mõttes, see on nüüd see, kus mina tundsin vaatan, et mind jäeti millestki ilma, mida oleks oodanud. Alati ei tule kõik välja ka. Aga kuna siin on inimesi, kes on ju etendust näinud ja Katko Aua üle mõelnud ja nii edasi ja võib-olla kuulates seda kujutavad ka ette, kuidas moodi siis, mis võimalused siin on ja niiviisi. Keegi tahaks midagi küsida või lisada? Aga eks see sõltub ikkagi nagu näitlejad üldist ka ja tema oskusest sellesse teemasse sisse minna, et mulle tundus ka, et see mina tegelase esitaja, et
ta nagu ei suutnud iseendas seda dialoogi üles leida. Et ta oligi rohkem nagu ainult see ülekuulaja. Et noh, alati ei pruugi näitleja seda ise üles leida. Ja isegi kui võib-olla lavastaja sellest unistab või soovib, ei pruugi see nagu õnnestuda. Et noh, isegi mitmete teiste lavastuste puhul oled õhanud ja mõelnud, et aga miks ei tee seda rolli hoopis see näitleja, see sobiks talle hoopis, noh see roll, sellesse rolli sobiks see näitleja rohkem. Aga ma olen ka aru saanud, et aeg-ajalt ei saa lavastaja endale ideaaltruppi kokku panna. See sõltub nii paljudest erinevatest asjaoludest, kuidas üks vähesed saavad oma unistuste trupi kokku, mis on väga tore. No seal oli ka konkreetne asi just nimelt selle koroona ja selle pika pausiga ju seotud, et kas me üldse, kuhu me üldse jõuame ja kas me üldse saame seda teha ja mis. Ja siis kui ühel hetk saadi, siis oli osa näitlejaid juba lubatud, eriti naisi oli lubatud kuskile mujale suveks ära, nii et seda valikut oli ka üsna vähe Priidule pakkuda, nii et. Ja aga mõelge, kui tähtis see on, et Mihkelsoni on lavastatud. Just nimelt seda. See on eratähtslik. Just. Nii palju oli tagasisidet ka. Ja, sellepärast, et see on ikka mingi ukse avamine, arvan ma, nii et see on igal, ja siis võib igaüks ju hakata omas peas arutama, et seal võiks olla ka, mis veel võiks olla ja siis on veel võimalus seda teha või sinna paigutada. Ei siin muidugi oligi väga palju käsi selles, et minu meelest Luule Komissarov oli tõesti, ma ei tea, ta on ikka geniaalne näitleja. See, mida tema seal kõike välja tõi, kõike need nüansse, vaadake seda sama salvestust ka veel. Mina veetsin ka täna unetöö, ma vaatasin salvestust ja vaadates nüüd seal on suures plaaniski ja niiviisi. See, mida Luule seal teeb selle tegelasega, see on ikka imetusväärne. Elus lepi kaasa ja ta kihiti tegelikult seda avab. Kusjuures Lulli puhul on kuidagi veider, et ta oma olemuselt ei ole ju niisugune ratsionaalne näitleja tüüp, niisugune mõtlev. Et pigem see tema dialoogipartner on seda tüüpi. Aga ometigi Luule toob kaasa kõik need erinevad kihistused ja tunded ja mõtted ja lood. See ongi võib-olla õige, see ongi võib-olla parim, et ta ei ole ratsionaalne, sest ega Mihkelson isendast ka ei ole ratsionaalne. Mihkelson on ju loomult ikkagi kogu see, mis ta teeb teksti ja sõnaga, kõik on ikkagi mitte ratsionaalne. See on ikka sügavalt intuitiivne, kuigi filosoofiline, mis tahes, aga ikka sügavalt intuitiivne. Ja Luulel on sellele vastavat seda intuitiivsuse pagasit ja oskust seda välja selline tuu. Kui me võiksime ette kujutada, loomulikult see, me saame kõik aru, et ei ole igas trupis igal ajal kõik võimalik, aga oleks ideaalpaar, kui me kujutaks ette laval nüüd seda sama tükki ideaalpaariga, kus oleks Luulele vastas sama kaliibriga siis see, kes mängiks seda küsitleja rolli. Siis ma usun, võiksime saada midagi kujuteldamatut lausa. Kas tohib kuna ka baasena öelda, et enne kelle kausel jõudsid ära, et tahtsin öelda, et ükskõik mida me siin mõtleme ja mida me tundsime, aga see on suur tänu, et te selle asja üldse lavale tõite. Ma vaatasin ka salvestust ja mul oli sama probleem, et ma leidsin, et see mina tegelane, kes joonistub raamatust väga jõuliselt, väga tugevalt välja, et ta jäi kuidagi ahvatuks ja nagu see missioon, mille pärast ta sinna läks, tegelikult see isa oli see põhiline asi. Et see nagu joonistunud välja, minu jaoks joonistusid seal välja 2 tugevat kuju. Need olid Kaata ja Sanna, kes kõrgusid teistest. Ja siis tegelikult mul oleks üks küsimus, et Priit Pedasel, et kui te sellega tegelesite, et kas te mõtlesite ka, te rääkisite süüst, et kas käis ka läbi mõtte lunastuse probleemist. Vahel oli mul tunne, et sest Sanna otsis ka lunastust. Et kas te tegelesite selle mõttega või te lihtsalt see ei käinud peast läbi? Ei mäleta.
no küllap, noh, paratamatult intuitiivselt sa ikkagi sellega ju tegeled, tähendab, et noh, see on ju osa sellest kujust. Aga ma tõesti ei mäleta. See on nagu näitlejatel on see asi, et kui mul on noh, tükk on repertuaaris ja ma mängin seda ja kui see repertuaarist maha läheb, siis see on kustutatud, unustatud, pole olemas. Absoluutselt kohe. Või on olemas mingi teisel kujul kusagil? No jah, seda küll, aga see on ka nende lavastustega nõnda, et mõned asjad jäävad meelde mingisugused hetked või mingisugused jah, aga noh, kuivõrd muud asjad tulevad kogu aeg peale, eks ole, ja noh, praegu te või tegeled parajasti mingi lavastusega, mis võtab su tegelikult noh, jäägitult endasse, siis sa ei mäleta seda. No ja see ei aita sind, tähendab selles mõttes, et võtta sealt mingist õppetundi, no sa pead jälle uuesti ja algusest peale tegema. Ei, no muidugi, aga see on muidugi jah, noh, see on kõik muidugi üksmeelselt ütleme, et see on niivõrd oluline, et on nähtavaks saanud see, et Mihkelson tegelikult lavalt hakkab kõlama, tulevad tõesti mingid asjad tulevad hoopis selgemini rohkem välja, võib-olla mis lugedes ei tule, eks ole, ja nii edasi, et siit on veel palju võimalusi. Ja muidugi minul on hirmus kahju, et Luule ei saanud selle aasta seda sama suurt. No mul ka, ma olen täiesti. Luule on täielikult, see on tipp, see on üks Eesti teatri tippe, mis ta tegi seal. Noh, aga seda ikka juhtub, eks. Kuigi püüame. Ja muidugi see julgus see lavale tuua, see ära teha, sellega tõesti need uksed avada. Kusjuures, kui nüüd rääkida, kuhu need uksed avanevad, siis ma küsiks veel viimati selle, et ikkagi, kui ma nüüd kujutaks ette, et keegi tuleks, tõesti, see peab olema üks väga julge võib-olla, ütleme siis, et võib-olla ta peaks olema noor, et ta ise nii väga palju seda ajalugu ja kõike ise ei teaks ja ei tunneks, et ta tuleks tõesti avastama läbi Mihkelsoni midagi, mida ta et mis teie arvate, kas näiteks oleks võimalik teha mingisugune selline, ma ei ütle mitte ühe õhtu draamatükk, aga kujutame ette, kas näiteks jah, mingisugune, ma ei tea, seriaal, kus tegelikult kõik seesama, noh, mis Mihkelsoni luules ja proosas on, vaat see, mis sa ütlesid, see suur story oleks toodav niiviisi hoopis teise sellesse nähtavasse ja kuuldavasse meediumisse, kus jäävad ära muide kõik need samad, mis tema tekstis on see, mis ei ole, eks ole, dramatiseerib tema enda, see autori mõtted ja nii edasi. Kas mingisugune niisugune suur Mihkelsoni lavastus oleks võimalik? Miks kõik on võimalik? Seda on kõik võimalik, just nimelt. Kõik on võimalik, aga mina ei kujuta, või noh, tähendab, et mina küll ei tahaks, et see Mihkelson ja kõik see suur osa nendest raamatutest ja luuletustest, et see ära jääks. Ma arvan, et vastupidi, et kõik see jälgede ajamine oleks ikkagi läbi tema ja läbi selle noh, läbi kogu selle filosoofia, läbi kogu selle religioossuse, kõik, kuhu ta tahab põgeneda, et mitte vaadata seda pilti lõpuni. Ja ta ei vaadanudki, eks? Ta ei vaadanud seda pilti lõpuni. Mind huvitab see fenomen. Mind huvitab Mihkelsoni fenomen. No siis me räägime ikka sellest, mis me enne rääkisime, et on vaja filmi Mihkelsonist, aga mina räägin natuke teist asja. Ei, no vaata, tema on ju terve põlvkonna hääl. See ei ole selles mõttes, noh, temast muidugi, tema on see, kes seda põlvkonna häält on kuuldavale toonud, seda põlvkonna, ütleme, nuuskimise läbi teinud, need jälgide ajamise läbi teinud, eks ole. Siis need jäljed, mida ta leidnud on, need on ju see ka, mis esitleda tuleb. Aga ikkagi mitte ilma selle jälje ajajata. Mina mõtlesin, jah, see on nii-öelda üks rida või nii. Mina mõtlesin tegelikult natuke vastupidist. Noh, kuna Enele endale oli ääretult ebameeldiv kogu see nii-öelda ametlik
ametliku ajaloolise tõe, eks ole, kogu see ajamine. No miks tal see sama pinta oli, eks ole, miks need arhiivid tal nii olulised on. Ja kuidas see kaob? Ja täpselt, ja kuidas seal Lahasveruse unes, eks ole, on tal see sama tegelane, eks ole, see ajaloovalvur nii-öelda. Ja võt see sama niisugune ajaloovalvurite tegevus. Ja selle ajaloovalvurite tegevuses on ju väga palju osalenud ka tegelikult televisioon ja kino ja nii edasi. Kõik tuulepealsed maad ja muud. Ja enne täiesti teadlikult iseendast vastandus ju sellele. See, kuidas tema kujutab ju kogu seda sama epopöad, eks ole, see on ta täiesti teadlikult, mitte intuitiivselt, täiesti teadlikult on ju ka kirjutanud rääkida, ta vastandus sellisele nii-öelda ametliku ajaloo filmimisele või lavastamisele. Ja sellest ma mõtlen, et see sama Mihkelsoni kaudu või Mihkelsoni teoste kaudu avanev nüüd see sama epopöa. See sama, miks ma küsisin selle äraandja rahva kohta, sest tegelikult Mihkelsoni mõte ei ole ju äraandja rahvas. Mihkelsoni mõte on midagi muud, eks ole. Ta räägib ju sellest samast põletamise teema, mis nagu siin oli ühes repliigis tuli välja, aga tal on see tegelikult ju väga oluline kogu see külade põletamise teema. Miks tal see pronksi öö on ja kõik ühesõnaga. Et see Eesti ajaloo nii-öelda nägemise viis, selle panemine linale, lavale on nagu teine võimalus. Ma ei tea, kui me mõtleme konkreetselt nüüd midagi kas seriaali või filmi puhul, sest ega seal tekib sama asi. Et midagi läheb kaduma, mingid valikud tuleb teha. Stories tulevad augud. Augud tulevad sisse ja seal ei ole võib-olla isegi teater. Teater on natukene paindlikum. Ja miks ma nimetasin seriaali? Sest on ju öeldud, et tänapäeva audiovisuaalses maailmas seriaal tegelikult täidab seda rolli, mis täitis raamatuajastul suurromaan, see mitmeköiteline suurromaan, eks. Ja kuna Mihkelson nägi ise põhimõtteliselt ju ka oma selles romaanis harjas teatud mõttes tetraloogiat, siis kui tetraloogiat võtta siis sellises suurromaanina, siis sellele võiks vastata ka selline nagu mingis mõttes võib-olla siis eepiline. Ei oska sellele vastata, tähendab, sellest peaks nagu sellesse korra süvenema. Niimoodi paugu pealt ei oska ju, mina ei oska küll öelda. Kindlasti mingi variant või mingi võimalus selleks on, aga seal on jälle omad probleemid. No kindlasti on omad probleemid. Me hakkame mõtlema seda, see on kohe televisioon, vaadatavus ja nii edasi. Sellised asjad ka, aga ütleme konkreetne mingisugune filmikeel või tingib ka jälle oma sellise lõike ja täpsuse ja see on ikka selline nagu on nüüd need sellised, kus see dokumentaalne ja siis nagu meelekujutuslik on nagu kokku põimitud. Ma just mingi selline imepärane kujutlus tänu Merlele ja siin Aiale ka, et mul tekkis täitsa niisugune pilt ikkagi noortest, kes omavahelisi jutuajamisi Mihkelsoni teel, et saavad kokku ja mingid dialoogid tekivad, on nad mingid jupid või et see võiks olla väga hea ülesanne, aga teisest küljest tõesti, et võib-olla on ka nii, et see jäljekütt ei ole veel sündinud. Sest ma mõtlen ka see, et mingisugune sõnastamine selliselt ütleme intuitiivselt ja kuidagi ka unenäoliselt või selliste piltide kaudu, et me tegelikult kuskil, ma tajun, et maailmas me kuhugi sinna liigume. Et võib-olla see aeg ei ole veel tulnud. Ehk siis see, mis on kirjas, et sellised tajud, neid hakatakse rohkem mõistma ja võib-olla neid õpitakse siis ka rohkem väljendama. Teatris, mis siis iganes, ka muusikas. Oratoorium. Ka võimalus. Absoluutselt. Et need on väga võimsad asjad, sest see sisemine süvis sealt, millega minnakse, see on väga võimas, rikas. Ma ei tea. Nii. Kas keegi tahab veel lisada midagi mõttele teha oratoorium?
seal on tekstiline alus, kui me mõtleme selle peale, kuidas loob Arvo Pärt ja peab sõna oma muusika juures kõige ja no nüüd tähtsamaks. võttes, kas Loone on veel siin? Jah, võttes selle Loone ettekande ja kogu selle niisuguse piiblikoe, eks ole, see mõte oratooriumist võib-olla ei olegi nii väga võõras. No Taadiga ma olen juba proovinud, oratooriumiga meil mitte, et see on päris hea väljakutse. Teeme siis nagu, et kui seriaal tuleb, siis oratoorium on enne seriaali. Mõlemad siis korraga. Ma arvan, et oratoorium, see oli praegu tõesti juhuslik, aga see kuidagi muusikat pidi võib-olla annab seda sealt isegi paremini kättesaadavalt leida ühendus publikuga, inimesteni jõuda selle kaudu, see on unistustes selleks. Hästi, aitäh, suur aitäh teile, suur aitäh teile. Aitäh. Aitäh.